Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Meil on täna testimiseks Maserati Ghibli. Nüüd on meil suspension ka siis natukene tahkem ja kurat, ma pean ütlema, et see on väga lahe auto jälle. Võimsa 302 kilovatise 550 Newton-meetrise väändega auto. Tänase saate on teieni toonud Finance autolaen, vaata järgi meesteleht.finance lehelt. Auto juures vaatame täna üle 3 asja, mis auto juures meeldivad, 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi, vaatame, kellele see auto võiks sobida ja pole muud, kui stardime siit. Nii, sõidupool selle Maseratiga on esimene asi, mis torkab silma peale selle, et sa saad siit tagant siukse ilusa väikse noodi kätte ka kergema gaasivajutusega. On ta tegelikult vaikne ja mugav kohtne, materjalid on head, nagu juba siin saab ka pärast täpsemalt vaadatud, aga peale selle, et siin on materjalid ja rehvimüra ei ole suur, natukene kuuled tuulemüra, aga selline klassile vastav, suhteliselt vaikne sõitjate ruum ja vedrustus on üllatavalt pehme. Sa Maseratisse istudes eeldaksid, et ta on kuidagi jäigem. No eks need eeldused ongi tihti peale sellised natukene rumalad asjad. Selleks peabki proovima ja väga mõnus pleis, kus olla, et igapäevasõiduks nagu väga siuke lihtne ja mõnus sõiduk. Võib-olla esiotsa natukene pead harjuma, kus kaugel tasub, sellepärast, et see esiots läheb väga laugelt suhteliselt madalale välja, aga muus mõttes jah, mürasummutus on hea ja materjalid on head, nii et sõit on mugav. 3 huvitavat fakti selle auto kohta. Esiteks, antud auto on Segna varustusega, see tähendab seda, et tal on kõik lisad, mida siis antud autole panna sai. Teiseks, antud auto mootor on siis 3-liitrine V6 2 turboga 60-kraadise silindrite asetusega mootor Ferrari tehasest, aga ta ei ole Ferrari mootor, ta tuleb Ferrari Maranello tehasest siis välja, aga mingid komponendid on seal teised ja teiseks see V6 ei ole täpselt sama, mida kasutatakse siis Ferrari puhul. Ja kolmandaks, antud autol on siis olemas nii tagaveoline variant kui 4-veoline variant ja 4-veoline siis täpsemalt Q-mudeli tähisega laseb siis nii-öelda jõudu, asetab peamiselt tagaratastesse, aga kuni 50% ka esiratastesse, et selline biojõu lahendus on ka saadaval, aga antud auto meil on hetkel tagaveolisena, aga peab ära mainima, et väga mõnusasti hoiab ennast tee küljes kinni ja õnneks muidugi pole ka praegu suuremat jääd ega sula. Nii, ja korra näitan teile, mis häält teeb see väljalase spordi peal. Väga ilus siin 5-60 vahel sõites, aga näed natukene temaga mängida, siis on kuulda küll, on ju, et tegelikult saab siit täitsa sportliku, õigemini väga sportliku sõidu ja ka heli kätte, mis on paljudes uutes autodes kaduma läinud, nii et siin on see touch olemas ja seda touchi ma soovitan proovida. No nii, ja jõuame siin natukene vähe lahtisema lõigu peale, kus tohib natuke kiiremini kas sõita. Hetkel on auto meil sportrežiimis ja hästi ühtlase pika kiirendusega käiguvahetusi üldse ei tunne, mis on väga positiivne, aga jube ühtlaselt kerib ja kusjuures väljalase on autost väga hästi niimoodi summutatud parajalt, et sa kuuled nagu seda nooti, sa kuuled teda ja kuuled ka neid tagasilööke, aga ta ei ole seda mugavust kompromiteeriv, ehk siis see mugavus jääb alles siin ka selles sportlikumas seades ja see on nagu positiivne, sellepärast et sellist sedaani, kus see sportlikkus võtab täielikult selle mugavuse üle, siin sa saad nagu alles jätta nii mugavuse kui selle sportliku heli. Laseme natukene siin akent lahti, väga hästi on kuulda seda tagumist nooti, ma ei tea, kui hästi ta siin selle ja lööb ilusti tagasi, et
väga mõnus on see heli ja minek. Proovime seda sõidu poolt siin korra spordis natukene, võtame hoogu maha ilusti, lööb meil tagant see välja lase ja kui nüüd ringilt välja tulla, ta laseb endaga üsna hästi ringi käia. Ei ole üldse, selle võid täitsa ära unustada, et tegu on sedaaniga ja ma ütlen ausalt, et see auto peale selle, et see vedrustus on küll ikkagi siuke pehmemapoolne, laseb end kontrollida väga hästi, ta ei kaldu ja ta ei vaju. Nii nagu paljud suuremad autod seda tihtipeale pehmema vedrustusega teevad. Ja nüüd on meil suspension ka siis natukene tahkem ja kurat, ma pean ütlema, et see on väga lahe auto jälle. Jah, ma olen autoentusiast, aga ma ütlen ausalt, kõik autod mulle ei meeldi, aga kui nagu põhiväärtused on paigas, nagu näiteks välja lase ja see Ferrari tehasest tulnud mootor oma koostöös, on see väga nice. Väga ilusti kerib ja niimoodi me siin jõuame liiga ruttu tagasi. Võtame natuke maha. Nii, aga rahustame selle auto natukene maha, ma võtan selle spordi siit välja, pöörded kukuvad ilusti isegi 1500 peale ja kui välja lase on nüüd maha vaigistatud nii-öelda, siis jääb meil alles täitsa vaikne sõitjate ruum. Isegi võiks öelda, et siuke Maseratile kohane meenutab natukene vanema põlvkonna Quattroportet, kus juures just tänu sellele, et tagant sa kuuled ikkagi seda välja lase kerge siukse mõnusa noodina, aga see tuulemüra, rehvimüra on vaigistatud ja hops, me oleme jälle 75 peal, täiesti muretu, täiesti ühtlane minek. Nii et maanteesõiduks pikale maale, ma arvan, et see auto on üks väga hea kaaslane, eriti selles Segna varustustasemes, kus sul kõik lisad ka olemas on. No nii, ja vaatame üle selle salongi. Kohe kui mootor käima panna, liugleme mugavasti paika, rool tuleb oma õigesse asendisse, aga mis siin salongi juures kohe silma paistab? Esiteks, üsna lihtsasti on ta käsitletav, erinevad õhukäsklused ja sellised asjad käivad siit keskelt. Siit saame sport, vedrustus, muusika käib siit keskelt ja keskel siin keskarmatuuris siis mõnus siuke paraja suurusega, ütleks, puutetundlik ekraan. Muidu see sõiduasend, mugav, ruumikas, esiiste on väga ruumikas, tagaistme vaatame eraldi üle, aga mis siin torkab silma, on siis materjalid, et ilusad naha ja õmblustega detailid. Sellel autol siis veel lisavarustusena, mida siis originaalis kõigil autodel ei olnud, on siis selline riidest keskosa, see on siis ülikonna materjal. Oleks pidanud ise ka ülikonna panema, aga vot ei olnud meestele Finance logodega ülikonda käepärast võtta, aga jah, selline väga-väga viisakas ja keskel ka see puit, nii et jah, selline härrasmehelik keskkond, kus olla, võtame selle niimoodi kokku. Ja tagaiste Maserati Ghiblis, no esiiste minu järgi paigas ja ütleme nii, et Itaalia korvpallikoondisega see auto pole arvestanud, aga õnneks on neil teisi alternatiive, aga samas see keskkond ise on siin taga kena, samamoodi puit, nahk, materjalid on kõik kvaliteetsed, väga ilusa sellise metallse touchiga on siin need käetoe elemendid ja mis veel lisaks oli huvitav, on see, et siin saab tagakardinat, saab just nimelt tagaistuja reguleerida. Seda
väga paljudes autodes ei ole, tavaliselt on see jäetud kuskile sinna juhi vasaku käe juurde, kui sedagi. Nii et selline väike lisa, taga samuti siis istme soojendused olemas, nii et ei tegelikult, kui ei ole tegu korvpalli mängiva perekonnaga, siis ma arvan, et ta tegelikult täidab kui pereauto funktsiooni ilusti ära ja see salong on tõesti ilus koht, kus aega veeta. Ja aeg kokkuvõtteks. Esmalt täname JP Carsi, kes selle auto meile andis. JP Cars siis toob autosid Jaapanist ja antud auto on ka müügis JP Carsi poolt, nii et vaadake järgi JP Cars Google'isse või jpcars.ee otsingusse. Aga mis kokkuvõtteks selle auto kohta öelda? No esiteks 3 negatiivset asja, alustame sellest, pisiasjad, aga võiks olla taga natukene rohkem sõitjate ruumi. Puhtalt selle suurusklassi pärast, kuna ta nii-öelda võistleb 5. seeria A6, S6 ja ütleme sellise klassi autodega, aga see on niisugune pisinorimine. Teine asi, mõnede inimeste arvates ei ole see disain päris see, aga samas tegelikult, kui neid elemente vaadata, mulle isiklikult see auto on sümpaatne ja kolmandaks pisiasjaks, mille kallal võiks norida, on siis see, et autol uuena on amortisatsioon suhteliselt kõrge, aga siit jõuame ka plussideni, 3 plussi. Esiteks, kuna amort on uuel autol suht kõrge, siis täna saad sa selle auto praktiliselt poole hinnaga, aga väikse läbisõiduga, eks ole, et tegelikult see value proposition muutub peale seda suurt amorti jälle väga heaks. Teine asi, see väga kena väljalaskega heli ja noh, eks see Ferrari sugulus siin mootori ja selle sõidu dünaamika juures välja tuleb ja see on väga-väga mõnus. Ja kolmandaks, need maseratilikud detailid ja tegelikult ka see sisu ja elementide keel, et need väiksed peened nüansid, õmblused, trükised, märgised, materjalid, ta on natukene peenem koht, kui Saksa rivaalid samas hinnaklassis sulle salongis pakuvad. Sa tunned sellise niši ja erinevuse kohe ära ja kellele ta võiks sobida. No, kui sulle meeldib sportlik sõidukogemus ja su kõrvad hindavad ilusat heli, siis ma arvan, et see auto on sulle. Tänase saate on sinuni toonud siis meesteleht.finance lehel asuv Finance autolaen, mis aitab finantseerida sõidukid väga soodsatel tingimustel, aga teiega kohtume siis juba järgmises Meesteleht testib rubriigis ja seni kuulmiseni!